Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. 1. veebruar on käes, on hea meel soovida kõigile Digitunni kuulajatele head uue kuu algust ja talve lõpp ju teatavasti hakkab juba paistma. Meie aga oleme siin stuudios endiselt heas toonuses ja heas tujus ning jätkame digiteemade kajastamist. Täna saatejuhid Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa külas meil Meelis Väljamäe Euronixist ja saate teemad täna sellised. Me alustame tõelise möllu ja tormiga, mis on toimunud nädal aega Ameerikas, eelkõige Ameerikas finantsturgudel, kus siis läbi teatud internetifoorumite on tavalised kasutajad asunud mõjutama miljardite ja miljardite dollarite väärtuses börsifirmade tegevust ja seal on midagi väga segast, aga samas väga suurt on toimunud ja meil on külaspetsialist, kelle käest me küsime, et ta seletaks meil ilusti lahti, mis siis Ameerikas toimus ja kas tõesti väikese odava sülearvutiga varustatud inimesed suudavad suurtele investeerimispankadele säru teha. Ja siis räägime sellest, et kas üle õhu oma telefoni aku laadimine on lõpuks ometi saanud siis sellisest ulme jutust päris reaalsuseks, nagu üks Hiina firma lubab. Hans lubas meile rääkida, kuivõrd armetu on tegelikult küberkurjategijate elu ja loodetavasti siis, et miks ei tasu seda karjääri kaaluda. Ja Henrik lubas meile rääkida sellest, kuidas on tema testimisele vastu pidanud uus Microsoft Surface'i sülearvuti. Ja mõned muud teemad ilmselt mahuvad veel ka saatesse, nii et hakkan peale. Digitund. Läheme siis oma tänase esimese teema juurde ning meiega on liitunud investeerimisportaali rikas.geenius.ee toimetaja Indrek Mäe. Tere Indrek! Tere hommikust! Me räägime siis sellest, mis Ameerikamaal toimunud on. Ma saan aru, et suur hulk inimesi tuli kuskil internetifoorumites kokku ja tegid Wall Streetile säru ja miljardid dollarid on, ma ei tea, tekkinud või haihtunud ja Ameerika valitsus ei suuda seisukohta võtta ja ühiskond üldse. Aga kõik see asi keerleb aktsiate lühikeseks müümise ümber. Ma arvan, peaksime igaks juks selle selgeks tegema. Indrek, kas ma olen õigesti aru saanud, et lühikeseks müümine on põhimõtteliselt see, et sa mitte ei panusta aktsia tõusule või aktsia langusele ja sa teed seda niimoodi, et näiteks mina laenan sinult, ma ei tea, 10 Tallinki aktsiat mõneks ajaks, ütlen, et ma annan pärast tagasi, siis kohe, kui ma olen need sinult kätte saanud, lähen müün maha ja siis, kuna ma eeldan, et nad on näiteks 6 aja pärast palju odavamad, siis 6 aja pärast ma ostan nad odavama hinna eest ja annan sulle tagasi ja sina ei saa arugi, et midagi oleks juhtunud vahepeal. Kas see on niimoodi või? Jah, täpselt nii see on, ehk siis põhimõtteliselt lühikeseks müük erinevki pikaks müügiks sellepärast, et nagu sa ütlesid, panustad langusele ja teiseks risk on piiramatu. Nii et. Mis see tähendab, et risk on piiramatu? Risk on piiramatu sellepärast, et kui sa ostad endale pika positsiooni ehk panustad aktsia hinna tõusule, siis sa saad kaotada ainult täpselt selle raha, mis see aktsia täna maksis. Aga kui sa nüüd müüd lühikeseks, ehk siis sa pead hiljem need nii-öelda laenatud aktsiad tagastama, siis hind tõusta saab ju piiramatult, seda lage ees ei ole, et kui hind liiga üles hüppab, siis vahet ei ole, kui kõrgele tõppab, et see nagu on osati ka GameStopi puhul see nii-öelda riditlaste eesmärk. Okei, no see asi hakkaski keerlema ühe sellise ettevõtte ümber nagu GameStop, mis nii palju kui ma aru saan tegeleb videomängude müükiga päris poodides, ehk on selgelt hääbuv äri, videomängude müük oli väga kiiresti internetti, aga ühel hetkel hakkas selle GameStopi aktsia tõusma ja ma ei teagi, ta lõpuks tõudis mitmekümnekordseks vist, kui mitte rohkem. Räägi see lugu lahti, mis seal juhtus? Jah, tegid tegelikult juba väga hea alguse selles mõttes ära, et hääbuv aktsia, millel on üle 5000 poe, GameStopil siis füüsilise poe ainuüksi USA-s, kui nüüd hakata mõtlema, et väga palju mänguärist kolib juba nagu virtuaalruumidesse, igasugustesse Steamidesse ja nii edasi, siis pole nagu põhjust loota, et GameStop nii-öelda oma tänase ärimudeliga väga jätkusuutlik oleks, lisaks oli tal nagu võlgasid ja mis siis juhtus oli see, et mitmed riskifondid leidsidki täiesti fundamentaalselt põhjendatult, et aktsia ei ole oma toonast hinda väärt, hakkasid seda lühikeseks müüma ja keegi neist ütles siis selle mingis oma analüüsis ka välja ja siis Redditis tekkiski
tekkiski mingitel inimestel pahameel, et jälle suured riskifondid müüvad lühikeseks ja suruvad aktsiat alla, et prooviks neid nagu välja süüa siis ja et lepime kokku, et hakkame igaüks seda aktsiat kokku ostma ja hakatigi kokku ostma täiesti nii-öelda uskumatult, niisugust asja pole varem näinud, et tegelikult mingit fundamentaalset õigustatust aktsial ei ole, seda ikkagi ostetakse kokku ja need, kes kokku ostavad, teavad, et nad on valmis siis seda raha kaotama ja lihtsalt nad ongi valmis oma raha kaotama selle nimel, et riskifondidele nii-öelda säru teha, tänaseks ongi siis $5 miljardit umbes riskifondide kahju. Mis need summad võisid olla, et kui mina nüüd ka interneti kasutaja, eks ole, Reddit on nagu selline üks suur jututuba või suur foorum ja seal on siis sellised ongi alamlehed, kus sa võid käia ja üks see, millest me räägime, et kui ma näiteks oleksin sinna sattunud, palju ma oleks pidanud oma raha nii-öelda siis teadlikult mängu panema selleks, et Wall Streetile säru teha? No siin oli neid, kes panid kuulduste järgi isegi 11 miljonit, aga tegelikult igaüks oleks saanud panustada $17, sest siis, kui see tõus algas, siis see GameStopi aktsia umbes seal 16 sentidega praegu 17 maksis, et kõige väiksem summa oleks olnud ühe aktsia kohta 17 pluss siis teenustasud, mis on Eestis erinevate pankade puhul natuke varieeruvad, niisugune 30 euroga oleks saanud teha esimese panuse. Aga kas suure Ameerika tohutu suur finantsturg on siis tõesti nii mõjutatav, et mõned inimesed tulevad kuskil interneti jututoas kokku ja hakkavad natuke ostma ja järgneb selline tohutu lumepall või oli neid inimesi lihtsalt nii palju? No tegelikult ei tohiks USA turg olla nii mõjutatav, aga mina isiklikult vaatangi seda kui buumimärki, et tegelikult me oleme ju, Reddit on nüüd nii-öelda uus nähtus võib-olla selles karikas, aga me juba varasemast ka teame, et tasub Elon Muskil mida iganes tweetida ja ta suudab aktsiaid lennutada siin 10, 15, 20%, et nüüd on need mahud juba teised selle GameStopi puhul, sest siin, nagu sa ka mainisid, oli see juba 20-kordne, aga jah, selles mõttes, et kui piisav mass taha saada ja suurt raha sinna taha saada, siis jah, ta on mõjutatav ja põhjus, kus ma näen, et miks see mõjutatavus juurde on tekkinud jällegi hüpoteesina, on see, et USAs on hästi palju trükitud raha ja neid toetusmeetmetena jaotatud siis päris heldelt oma inimestele laiali, see tähendab, et trükiraha tõttu tegelikult on tekkinud turule mingil määral vahendeid juurde, millega siis ka nii-öelda võib-olla väiksema finantsvõimekusega inimesed suudavad seda mässu nüüd tekitada. Aga see levis sealt ju edasi, eks ole, me räägisime ju aktsiatest vist nagu Nokia ja veel järgmised või kus see asi praeguseks on? AMC, BlackBerry, Nokia, võib-olla oli veel üht-teist, et selles tuules või selles optimismi tuules, et spekuleerida saab, on hakatud minema ja vaadatakse siis väga paljud aktsiate puhul ka seda, et näiteks AMC ja BlackBerry, et mis need nii-öelda lühikeseks müükide mahud on, et mitusada protsenti nagu on midagi lühikeseks müüdud, et otsitakse siis GameStopile sarnaseid aktsiaid ja vaadatakse, kas õnnestub sama teha. Tõsi, nüüd on suured maaklerid pannud näpu vahele ja neid tehinguid keelama hakanud, et see on nagu pigem see ohukoht siin. Ahaa, ma just mõtlesin, et kas me nüüd peame edasi arvestama iga kord, kui aktsiaturul midagi toimub, et siis ongi olemas uus mängija. Kas see vist oli aastal 2000 või midagi, kui aeg-ajalt Time valis aasta inimeseks sinu, oli kirjutatud suurelt, see märkis nagu kõike seda blogimist ja YouTube'imist ja tavainimese loodud sisu, et kas me nüüd peame edaspidi arvestama, et see sama ehk sina, tavaline inimene on läbi interneti ka aktsiaturgude väga suur mõjutaja edaspidi või oli see selline ühekordne asi? Siiski väidan, et mõjutaja on suur raha, et selles mõttes ega ka nende redditlaste seas kuigi jah, nagu me rääkisime, $30 said sa sinna ligi, aga sa pead ikkagi sellist suuremat sorti raha ka sinna taha saama, et keegi seal ütleski, et ta läks ka 11 miljoniga ja nii edasi, et sul ikkagi on vaja kokku saada neid miljoneid ja mingisugust nii-öelda seda massi või karja, kellega see kokku nagu tuleks suuta kuidagi köita nüüd, mida inimpsühholoogia lubab või ei luba, et raske öelda, et kui laialdane see massipsühhoos täna juba on. Indrek Mäe, aitäh ja me läheme siit pausile. Digid.
digitund aga läheb nüüd edasi ja räägime nüüd võib-olla läbimurdelisest tehnoloogiast, mis puudutab meie kõigi telefone, kui see kõik vastab tõele, mida me kuuleme, loeme ja jutt käib sellisest uudisest, mis puudutab Hiina telefonitootjat Xiaomi, kes on valmis saanud juhtmevaba laadimise, mis on nüüd päriselt juhtmevaba, mitte et ei pea panema justkui telefoni millegi asja külge, aga väidetavalt see toimib isegi üle õhu. No, kolleegid, te olete vist selle Xiaomi uudist natukene täpsemalt analüüsinud. Kas see tõesti tähendab seda, et telefoni saab laadida üle õhu kuskilt toa teisest otsast? See on natuke vist segane. Sa Meelis, sulle tundus, et toimib või? Pildi peal toimis? No pildi peal toimis ja tegelikult ega see pole nagu selles mõttes esimene pääsukas sellist kaugemat juhtmete laadimist on arendatud siin päris mitmeid aastaid ja kõik suuremad tegijad on seda püüdnud teha, siis ma mõtlen konsortsiumid, Qi ja teised, aga nad ei ole nagu jõudnud päris seadmeteni ja Xiaomi või ka Motorola, kes kohe peale seda ütles, peale Xiaomi president, et mina ka teen seda sarnast toodet, ehk siis ilmselt sel aastal me võime mingeid esimesi töötavaid prototüüpe näha või siis juba seadmed, mida see küljes on. Häda muidugi see, et ilmselgelt ei ole ta siis ühilduv teiste tootjate asjadega, sest et kui ta on jällegi kellegi ühe tootja enda oma, siis... Kui see juba isegi niimoodi oleks võimalik, see oleks väga kõva sõna, et ma isegi vaataks siukse telefoni poole, aga kas sa julged minna korraks füüsika maale, et kuidas see siis ikkagi reaalselt toimib või kas sa, Henrik, said aru, mis paneb selle energia liikuma toa nurgast minu telefoni, kui ma olen toa teises otsas? No ikka lained. Jah, ma olen seda kunagi lugenud, aga ma tunnistan, et ma ei mäleta, aga seal on jah mingisugustest lainepikkustest ja võngete eripäradest kinni, et mille pärast see siis suudab liikuda suudab seda siis nagu piisavas koguses energiat edasi kanda kaugemale kui muidu, et tavaliselt ju see kahe pooli vahel induktsioon, mis toimub, mis tegelikult väga vana tehnoloogia, hambaharjad töötasid niimoodi juba, ma ei tea, 20 aastat tagasi või rohkem, siis sellel ikkagi ei ole piisavalt palju jõudu ja teine on see, et tegelikult klassikalisel juhtmevabal laadimisel, mis on üksteisel ligidal seadmetel, on ju see, et see tugevus sõltub sellest pooli suurusest reaalselt, et kui teil on elektrine hambaharist, teate, et seal on selline pikk pulk, eks ole, mille ümber see hambahari käib ja see terve see on seda pooli täis. Ja telefonidel on ta natuke teise ehitusega, mis on natuke keerulisem, ta ei saa nagu ümber olla, või ta peab peal olema, eks ole. Aga selline päris üle õhu, päris kaugelt, et seal on jah nagu probleem, esiteks on see, et kui turvaline ta on muudele seadmetele, ega sealt ei ole mingisuguseid ohtlikke voolulekkeid. Teine küsimus on see, et kuidas ta tervisele mõjub ja kolmas küsimus on see, et kui suur on tema kadu, ehk siis kui sealt ikka pool nagu õhutakistusega minema läheb, siis nagu läheb elektriarve suureks ja kasu läheb väikseks. Ja ma arvan, et see kasu on suhteliselt väike ja ma just mõtlesin selle ohutuse teema peale, et kui meil siin endiselt 5G on nagu teemaks vähemasti osade inimeste jaoks ühiskonnas on, et kujuta nüüd ette, kui tuleb Xiaomi ütleb, et nii, et me paneme nüüd, või mitte me paneme, vaid et meil on juhtmevaba laadimise tehnoloogia, see tähendab, et su elutoa nurgas on selline väiksema külmkapi või ma ei tea, õhuniisutaja suurune selline kast, nagu seal videos näidati ja siis sul on laes, on antennid kuni 144 tükki käib sinna kasti külge, sa põhimõtteliselt pead need kuidagi lakke või ripplae taha või kuhugi nagu kinnitama on ju ja siis nad laevad seda, suudavad kogu selle jama peale siis laadida su telefoni 5-wattise võimsusega, mis on täna siis, ma ei tea, 10 kuni 20 korda vähem, kui telefonid muidu vist laevad. Ütleme, et see on, ma ei tea, Meelis 50 vatti telefonid teevad küll ju. No kangemad teevad jah, lihtsamad teevad 15-20 ehk siis... Nagu ütleme, et see on mitu korda nõrgem on ju. Et see on sama võimas kui esimene iPhone laadimises. Just, aga iseenesest on see, et jah, ma tegelikult sa võtsin mu sõnad ära, et ma tegelikult tahtsin sama öelda, et kui need 5G konspiratsiooniteooria fanaatikud nagu kõik korraga välja tulevad siis ja hakkavad rääkima, et seal järjekordne kaval tehnikafirmade viis, kuidas meie mõtteid lugeda või midagi taolist, siis see on nagu nii tulemas. Aga seda toodet on ju varem ka nagu tehtud, tegelikult 2-3 raksu ja üks kandis nime Motherbox oli mõned aastad tagasi ja lubas lausa 10 vatti, et mulle tundub, et seal nagu tehnoloogiliselt otseselt see selline väga
2021. aasta asi ei ole, et seda on varem tehtud. Mulle tundub, Xiaomi on nüüd esimene, kellel on reaalselt jõudu, kuna standardit ju ei ole. On ju. Siis neil on reaalselt võimalus, et neil on need külmkapid ja telefonid, ehk et nad suudavad selle siis oma telefonide, oma mingi ökosüsteemiga tööle panna vähemalt nii, et sul on midagi laadida, aga muidugi ühegi eelmise olemasoleva telefoniga sa ei tööta ja ilmselt ühegi muu telefoniga peale Xiaomi see vähemasti esimeses koos ka ei tööta. Ilmselgelt saab selline asi mõttekaks siis, kui selle ikkagi nagu paneb sinna õla taha mingi konsortsium G või keegi teine, kellel on, G on tegelikult põhimõtteliselt ainuke nagu arvestatud praegu, sest taga on praktiliselt kogu tööstusharu. Ja teine asi on muidugi see, et ta peab ikka arenema niimoodi, nagu need teised suuremad tootjad on üritanud seda teha, et see karp on sul nurgas ja ta kiirgab seda energiat välja niimoodi, et sul ei pea olema katusalune anteenne täis, eks ole, et see mingi beamforming või mingisugune suunamine peaks toimuma, et ta saab aru, kus seade asub ja kas või UVB-ga, eks ta ja hakkab sellega suunama sinna telefoni või seadme peale seda voolu, mitte nii, et see peab tõesti olema maja ümbrus antennidega kaetud. Aga... Ja isegi kui see ulatus jääb, nii nagu praegu Xiaomi ütleb, et mis oli paar meetrit või? Mõned meetrid ütlesid nad minu meelest, oli kas few meters või vähem, mis on tegelikult ikkagi väga vähe. See on võib-olla niimoodi, sama pikku juhe. No just, et ma istun diivanil ja diivani kõrval on see valge kast, mis siis mulle kiirgab, on ju, et võib-olla on see pigem see, et ma saan laadida öösel telefoni ilma laadijata. Või selles mõttes, et ma panen telefoni lihtsalt kapi nurgale ja ta hommikuks on täis, eriti kui on mingi aeglane ka, et see on see kasutusjuhtum, aga ma ikkagi käes hoides telefoni, käin ringi, aku täitub, et see vist, raske uskuda, et see jõuab nüüd 2021. Just, aga algus on tehtud, et tegelikult see on 2 suunda, mida arendatakse, üks on siis see sama telefonide või ütleme selline suhteliselt väikse koguse voolu edastamine üle pika distantsi, eks ole, ma ei tea, mõned meetrid, mõned 10 meetrid ja teine asi on siis suure voolukoguse edastamine väiksema distantsi peale, et mina kirjutasin juba vist 2 aastat tagasi artikli mingite uudistele, kus suuremad kodumasintootjad testisid näiteks veekeetjaid või röstrid, mis on juhtmevabad, eks ole, et kus on laua sees on plaat nagu IKEA teeb ja siis suudab ta 220 volti nagu seda juhtmevabalt kätte saada, et see on ka tegelikult täitsa põnev, aga sellega nad pole väga kaugele tegelikult jõudnud peale, prototüübid töötavad, aga reaalseid tooteid nagu turul müügil ei ole, eks. Aga Nikola Tesla unistus on elus. Ei ütleme, lepime kokku, põhimõtteliselt saab seda teha, aga täiesti omaette küsimus on, kas seda peaks tegema ja kus maalt see tehnoloogia on siis nagu piisavalt valmis, on ju. Ja mis hinnaga. Ja mis hinnaga, nii et seda on nagu mõtet teha, et keegi paneb mulle sellise suhteliselt suure kasti, suhteliselt suure raha eest ja ma pean oma toalae panema mingeid antenne täis ja siis istuma suhteliselt lähedal sellele kastile ainult teatud tüüpi telefonidega, me ei saa kindlasti rääkida mingit tootmis, ütleme sellises massivalmis nagu tootest. Ma ütleks, et mina ei ole küll erinevate konspiratsiooniteooriade toetaja ja ma ka ei usu väga mingitesse kummalistesse terviseriskidesse, aga ma praegu seisuga ei tahaks teid antenne peale koju igaks juhuks. Ja meelega ei istuks selle all, jah. Aga muide, kas te panete tähele, et me juba mitmendat saated järjest räägime Xiaomi innovatsioonist? See on võib-olla siin, ütleme, nende suurem eesmärk üldse, et maailm räägiks sellest, et jälle Xiaomi tuli millegagi välja, jälle Xiaomi teeb. Ja see märgiline muutus on kindlasti toimunud, on ju, et see ei ole Nokias või see ei ole nagu Google'is või see riistvara innovatsioon, kus iganes ta on nagu varem olnud. Ja Apple'is ta ei ole kunagi olnud, kuigi Apple jätab sellist muljet. Et selle paneme nüüd kõrva taha, et küllap me räägime siin paari saate pärast jälle, mida Xiaomi või ma ei tea, Huawei on teinud. Ja, kiirelt juurde ära mainida, kui me juba Xiaomist ja Hiinastest räägime, siis tegelikult oli üks väike uudis, millest väga meediast läbi käinud, oli see, et mida ma tegelikult ennustasin päris juppagi tagasi, et nüüd on siis Huawei, Xiaomi ja teised suuremad Hiina tootjad teevad nagu ühiskonsortsiumi ja hakkavad arendama kohalikke Hiina arm ja muud tüüpi kiipe või alternatiive, sest et embargod USA poolt on siiamaani paigas ja see, mis juhtuma pidi, see ära juhtub, nii et ilmselt varsti on selline tehnikamaailm võib-olla nii kahestunud, et Hiinas töötavad asjad ei tööta meil ja vastupidi. Selge, aga lähme siit pausile ja siis oleme tagasi. Digitund läheb nüüd edasi ja tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega ja vaatame korraks tagasi
eelmisse nädalasse, kus oli üks selline suur verstapost, mis võiks teha tegelikult väga paljude tavaliste meie kõigi arvutikasutust turvalisemaks. Sest et võeti maha oluline osa sellise pahavara nagu emoteti võrgustikust. No kas te teate, mis on emotet? Mina ei ole kuulnud. Mina polnud ka enne kuulnud, kui ma seda uudist tegin. Jube hea, no näed, aga see, ütleme, hästi on läinud. Tegelikult on siuke vastik viirusaru, mis on juba aastaid, juba väga pikalt tegelikult maailmas ringi käinud ja peetakse üheks selliseks kõige hullemaks, mille väärtus halvas mõttes on siis see, et ta on see nii-öelda zombiarvutite võrgustik, et seda on nagu üleval hoitud, on laiendatud ja üha rohkem arvuteid üle võetud ja need, kelle arvuti on sinna zombi võrgustikku pandud, siis sa tegelikult ei teagi, mida halba tehakse. Kas seda müüakse nüüd edasi, on ju, et võib-olla sinu arvuti, mis on üle võetud, keegi ostab, et teha mingit, ma ei tea, sellist ummistusrünnakut kellegi sihtmärgi vastu või mingisugust raha varastatakse. Et sa kunagi ei tea, aga nüüd eelmise nädalal oli siis jah see võit, kus päris suur hulk erinevad riikide panid oma seljad kokku suure operatsiooni käigus võtsid maha. Küll oli seal Euroopast lausa leedukad näiteks, Ukraina, Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA ka. Ja mis oli väga omapärane, mis tuli välja selles ühes siis nii-öelda kokkuvõttes, kus oli Ukrainas võeti ühe selle zombi arvutite võrgustiku juhtpunkt maha. No mis te arvate, milline on välja üks tänapäeva küberkriminaalide peakorter, mis teenib mitte tuhandeid, vaid miljoneid musta raha aastas? No sa oled kirjutanud siia armetu elu oli neil. See ei olnud koopa sisse uuristatud selline, ei olnud koopa sisse uuristatud must baas, kus on läikiv mustad mingid süstikud, võiks arvata mõnest Bondi filmist, vaid selline paneelmaja korteris olev tohutu läbupesa, kus on segamini täis ja võib-olla mingi 5 kihti prügi vanu arvuteid, mille puhul väärib silmamärkimist, et sellest politsei videost on näha, et arvutite küljes on floppy seadmed. Mäletate veel selliseid asju, need on pärit kuskil 90-ndast ja nende vahel, jah tõesti, prügi sees oli ka tohutu rivi kullakange ja dollari patakaid, et jah, oli rikkus, aga nagu eelmine nädal näitas, siis olgu see küber või mitte, aga kuritegevus nagu ikkagi lõpuks ära ei tasu, et võeti see kinni ja pandi see armetu elu kinni. Natkus, lähme riistvara juurde. Muide, mis see emotet siis tegi? Oligi lihtsalt selline botnet ja kui sa arvuti nakatus, siis... Vahekiht, kes müüs ennast edasi, kes küll lunavara levitajatele või panga saladuste varastajatele või ükskõik kellele, aga nad olid selles nii efektiivsed, et igaüks, kelle arvutil ilmus silt, et enable macros, see on sinna Office'i sisse ehitatud võimalus makrode käivitamiseks, see ei tähenda kunagi midagi head, see tähendab midagi halba ja see oli peamine viis, kuidas see emotet siis läbi makrode võttis arvuti üle või siis sokutas ennast sisse. Aga nüüd suur osa sellest serverite võrgustikust võeti maha, et see zombid peaks olema peremeestest priid. Lähme siis järgmiste teemade juurde. Mul oli siin võimalus päris ausalt pikka aega, kuna COVID tuli vahel ja tulid jõulud veel ja katsetada uut arvutit nimega Microsoft Surface Laptop Go. Ja minu meelest on see kõik suhteliselt segane, sellepärast, et Microsoft teeb neid Surface'i arvuteid, aga neid on mitmes eri suuruses ja eri kuidagi mudelite nimedega. Ja kui ma seda artiklit kirjutasin Geenuse jaoks, siis pidin pidevalt vaatlema, et see mul sassi ei lähe. Aga tegemist on siis sellise väikse arvutiga, 12-tolline ekraan, 3:2 suhtega ja väga kerge, väga õhuke ja huvitaval kombel on see mõeldud nagu Microsofti odav arvutiks, et USA's suured reklaamlaused on igal pool, et hind on alates $549. Selle rahast Microsoft on nõus sulle müüma siis 4 gigabaiti mäluga arvuti aastal 2021, mis on, aga seda ei tohi osta. Aga huvitav on see, et miks Microsoft seda üldse, vist on mingi suur firma asi, et kuidas see üldse siia nii-öelda Eestisse testikana nagu jõudis või mis need teekonnad olid, ma vaatasin, ta oli siin mitmes ajakirjandus väljaandes käinud, aga seda osta on väga raske. Üldse Microsofti arvuteid Eestist osta on väga raske. Vahepeal Meelis teil oli mitte küll seda mudelit, mingeid muid. Jälle.
on jälle jah, no ja vahepeal ei olnud. Vahepeal ei olnud, olid ka meil probleemid nendega, sest et Microsofti toega põhimõtteliselt oli probleem, ehk siis nende järelteenindusega, aga nüüdseks ma saan aru, et on korda saanud ja sellepärast on meil nad uuesti saadaval. Olin ka mina üllatunud sellest, et nad uuesti saadaval, eelmine nädal ma märkasin seda ise. Code ma küll praegu esimese hooga ei näe, aga jah, et on olemas tavaline Surface ja siis ka Surface Laptop või Surface Book, tähendab, mis on see kalli mudel, need on praegu olemas, jah. Ja vaat see ongi minu meelest kogu see Eesti sülearvuti, ütleme PC sülearvuti turu nagu kurbloolisus, et need arvutid ja mudelid kuidagi tulevad ja lähevad ja mingi hetk on mingid asjad hästi suures soodukas ja siis järgmine hetk neid ei ole üldse ja siis, kui sul on varuosi kunagi vaja, siis tegelikult tuleb välja, et see varuosa tootmine lõpetati juba 2 aastat tagasi, aga võib-olla tuleb välja, et seda on kohe koha peal võtta, võib-olla tuleb välja, et see on Poolas. Õudne häda on nendega. No siin on nagu 2 asja, et esiteks on see, et me oleme nii väike turg ja me oleme nagu enamus tootjate jaoks täiesti mõttetu turg, kuigi see on läinud kõvasti paremaks tänu selle, et meie müügid Eestis on tõusnud, eks ole, eriti nüüd, kus praegu on vastupidine proovimine arvut lihtsalt ei ole saada. Et kõik tootjad ei suuda vähemalt meie puhul ja ma tean ka suuremate konkurentide puhul on see, et tootjad ei suuda täita meie tellimusi, sest et lihtsalt kaupa ei ole. Ja teine probleem on muidugi see, et kuna me tahame spetsiifilisi asju, näiteks meile väga meeldib Skandinaavia klaviatuur ja kui kogu muu meie regioon, kuhu meid on topitud, tahab saada USA klaviatuuri, siis nagu viimasel ajal on sellega nagu vähe lihtsamaks läinud, aga mõned aastad tagasi oli küll nagu päris keeruline, kui HP ei tahtnud aru saada, et mis mõttes, et kuidas Eestis tahavad Skandinaavia klaviatuuri ja lätlased leedukad jumala happy on meie USA klaviatuuriga, et miks teil viga seal Eestis on? Miks me ei taha saa nagu Balti riikides ühte kogust saata, miks tahate eraldi tellimust teha? Aga see Apple'i tugevus on, eks ole, siin nagu täitsa ikkagi, esiteks see mudeli rivi on selge, suhteliselt, mudeleid on suhteliselt vähe, sa tead, mida sa ostad, sul on teenindus koha peal olemas, on ju, ja kui ma lähen, et ostan täna MacBook Airi, siis kõikide tema probleemide juures, mida ma olen nõus kohe tunnistama, ta on kallis, mingil hetkel nad olid õrnad, tema parandatavus on küsimärgi all, Apple on seal teinud otsuseid. Aga ma tean, et ka nagu 8 aasta pärast, kui seda on võimalik parandada, siis keegi parandab. Ja kui on võimalik seda varuosa nagu üldse sinna juurde panna nii-öelda, siis ma selle saan. Ja kui ma ei saa Eestist, ma saan eBayst või kuskilt, see on olemas. Ja see on minu meelest nii kõva argument. On, aga tegelikult on ka teistpidi, et kui sa ostad PC arvuti ja sul on see nagu ärikriitiline ja sa tahad tõesti kindel olla ja raha ei ole tähtis, siis tegelikult äriklassi arvutitel on kõigil tootjatel suurematel on olemas oma nii-öelda siis lisagarantii programmid Lenovol, HP-l, Dellil. Just, ja kui sa selle võtad, siis minu teada on ka Eestis ka sellega, et ikka sul tehakse asi põhimõtteliselt 24 tunni jooksul korda, et nagu selle kohapealt on ikka väga hästi. Ja, sellega ma olen nõus. Äriklass on täitsa oma, et ja äriklassiga ka tegelikult see, et seal on esiteks need vahed tavaarvuti ja äriklassi arvuti vahel, kui me räägime 1000 eurost arvutist või üles, ei ole nagu enam ju olemas praktiliselt. Ja teine asi on see, et kui ikkagi ma tahan 8 aasta pärast seda uut temaplaati saada, siis äriklassi arvutile ma tõenäoliselt leian ka selle järelturult, sest et need on üsna levinud suuremates kogustes müüdud masinateks. Ja, aga ühesõnaga tagasi tulles selle arvuti juurde, mille nimi oli, tuletage nüüd meelde, Microsoft Surface Laptop Go. Surface Laptop Go. Siis ma küsin juurde, kas 1 või 2? 1 on vana, 2 on uus. Ma eeldan ikka, et uus, kuna see oli just nüüd sügisel tuli välja USA. Okay, siis ilmselt on 2. Ja, siis mõned asjad. Esiteks ekraan on suhteliselt hõre, 1536 x 1024 ja teiseks klaviatuuri valgustust ei ole. Mis on väga suur üllatus. Tegemist on siis Microsofti säästu arvutiga, aga minu, ma ei tea, noored inimesed või vanasti öeldi, et juhe jooksis kokku. Et minu juhe jooksis kokku selle koha peal, kui ma üritasin aru saada, et mis hinnaga, mis konfiguratsiooniga, palju see maksab Eestis. Ja ma ikkagi hakkasin nägema sealt nagu kõvasti üle 1000 hindu, kui need üldse oli võimalik tellida, ja siis ma mõtlen, et ma vaatan otsa, et sealt tuleb tegelikult Dell XPS 13 tuleb kohe vastu, mis on superarvuti ja millel on klaviatuuri valgustus ja millel on palju parem ekraan. Ja tegelikult tulevad kohe vastu ka MacBook Airid ju, seal 1000, hästi natukene üle 1000 euro, mille aku peab mitu korda kauem ja protsessor on mitu korda kiirem kui sellel, nii et ma ei osanudki teda lõpuks nagu kuhugi paigutada, et kui ta maksaks 699, minu meelest väga lahe selline väike kerge arvuti. Aga nüüd on meil äkki midagi, ja, selge.
et sain aru, ma tegelikult vaatasin valet mudelit. Põhimõtteliselt on jah see, nii see on, õige Meelis, täpselt nii see ongi. Kogu aeg vaatad mingit vale mudelit ja ei saa mitte millestki aru. Aga kas see õige mudel, kas seda õige mudelit siis ikkagi on Eestis müügil või tegelikult ei olegi? Ma leidsin teda üksikutest veebipoodidest, kus teda võib-olla saab tellida mingisuguses konfiguratsioonis ja siis võib-olla X nädala pärast jõuab kohale. Aga ühesõnaga see selleks. Teeme pausi ja läheme muude teemade juurde. Digitund läheb nüüd edasi ja pöörame oma jutu nüüd ka sellisele uudisele, mis võiks olla täitsa elu muutev võib-olla, kui hästi läheb, sellepärast et jutt on Samsungi nutikelladest, mis saavad Eestis siis uue võimekuse juhul, kui need kellad riistaraliselt toetavad, nad saavad siis EKG ja vererõhu mõõtmise võimekuse, et see aktiveeritakse siis tootja poolt. Kas te teate, mis aastakäigu kellu see puudutab, kas ainult kõige viimaseid või ka varasemaid? Viimased 2, jah. No see on selline asi, kus jällegi mõnes mõttes sa ostad seadme, millel on see võimekus olemas, reklaamitakse, aga tegelikult see, kas sa saad seda kasutada, sõltub nii-öelda selle tootja ja kohaliku riigi sertifikaatidest ja lubadest ja Samsung ei ole siin tegelikult ju ainus, vist on minu arust ka Apple Watchil on samasugused nii-öelda piirangud peal. Ja Galaxy Watch 3 ja Galaxy Active 2 ja just. Siis pead, kui sul on see, siis pead tõmbama Samsung Health Monitori nimelise äpi, siis saad nagu kasutada, aga ma ei ole kindel, kuivõrd täpsed need on. No, eks ta ilmselt võrreldav meditsiiniseadmetega päris ei ole, aga siin on jälle selline ebaõnne lugu, et päev enne seda, kui see uudis tuli, andsin ma oma prooviks olnud Galaxy Watch 3 tagasi. No sa pead 4. veebruarist lubatakse, et sa võid mõne päeva pärast äkki saad jälle. Vist ei saa, aga jah, natuke arvustatakse sellega, oleks võid proovida. Lihtsalt on see kihvt minu arust, sest olgem ausad, konkurent Apple on sellega täiega blindris, et nad ei ole seal ikka siiani suutnud Eestis aktiveerida ja ei ole mingil kuulda olnud ka, nii et selles mõttes Samsungile täiega plusspunkt siin. Jaa, ma vaatasin mul siin just enne, kui me salvestama hakkasime saadet, sai hiir tühjaks ja teadsid, et tema battery level on critical. Olukord on kritiline, pane juhe taga. Ja meie salvestus viibis sellepärast, et ma pidin minema otsima kuskilt mikro USB juhet. Ja tundub, et ma lasin kiiresti peast läbi Kindle ehk siis e-raamat ja see Logitechi hiir on vist 2 viimast seadet minu majapidamises, kus on mikro USB. Ülejäänud on C peal või siis telefonid on selle vastiku Apple'i on see peal. Ma ei tea, kuidas, Meelis, sul on, sa oled leiad veel vanu seadmeid või? Ma leian kindlasti jah, mul tuli praegu meelde, ka minu hiir on mikro USB-ga ja siis on mul ühed vanemad Sony klapid, mis on mikro USB-ga, kuigi need ei taha mul viimasel enam töötada, nii et võib-olla on aeg ka need välja vahetada. Aga uuemad inner-klapid jabrad on mul samad, mis sul ilmselt on USB-C-ga, eks telefon USB-C-ga, tahvel odav siuke aegalt meedia vaatamiseks on USB-C-ga ja kummalisel kombel on 2 arvutit, üks töö oma teine isiklik, mis on mõlemad USB-C-ga, mille peale ma varem ei tulnudki, täna hakkas mõtlema selle peale, et äge. Ja positiivne on see, et arvuti Lenovo laadijaga ma saan laadida nii oma telefoni, oma tahvlit kui ka oma kõrvaklappe, et tegelikult väga mugav. Oota, Lenovo annab siis kaasa selle tavalise arvutilaadija moodi laadija, selle musta klotsi. Pistik, jah, must klots, meil on USB pistik ja see on vist, kui ma ehkis 65 vatti ja sellega ta laeb kõik asju ja siiamaani pole ükski asi õhku lennud ja liiga palju voolu saab. Ja mina olen varustanud oma erinevad majapidamised nende selliste seinaklotsidega, mis on umbes sama suured kui iPadi laadija või kui ma ei tea, MacBookil on need valged klotsid, ruudukujulised sellised, aga viimane ost kannab nime Raw Power, aga mitte siis Raw nagu RA2V, vaid RAV. Pidin Amazonist otsima 49,99, aga see on nüüd siis 90 vatti. Ja 90 vatti on siis paigutatud sellesse tõesti nagu, ta ei ole mingi selline suur must klots, kust juhe välja tuleb, vaid ta on valge ja käib otse seina kontakti. 2 USB-C pistikut on küljes, aga midagi nad on sinna ikka sisse pidanud tegema, et need küljed ei ole sirged, kui sa katsud, et küljed on kergelt kummis. Ja alguses see tekitas mulle muret, kui ma hakkasin teda seinast välja võtnud, et minu 90 vatine pisikene klots on läinud kummi, aga ta peabki vist selline olema.
et tegelikult on jube mugav, sealt tuleb 2 juhet välja ja kõik, mis mul majapidamises on, see on ainus laadija põhimõtteliselt, mida ma pean kaasa võtma, kui ma kuhugi lähen. Jah, et minul on kaasa võtmiseks tegelikult selline AOKi 2 pesaga pisike laadija, mis on natuke suurem kui tavaline telefonilaadija, aga mitte väga suur, mahub ilusti taskusse, mahub suvalisse seljakotti või käekotti või kuhu iganes. Ja seal on USB-C pesa, mis toetab siis power delivery't ja kuni 45 vatti, ehk siis ta kiiresti küll ei lae arvutit, aga enamus arvutite laadimisega saab hakkama. Ja teine on siis tavaline USB, mis on lisaks 12 vatti, kokku on mingi 63-65 vatti või midagi sellist. Jaa, sest ma millalgi uurisin seda turgu ja mingil põhjusel, ilmselt siis tehnilisel põhjusel või ma ei tea, võib-olla regulatiivsel ka, ongi need väiksemad tavaliselt piiratud 65 vatiga. Ja ehk, et kui sa paned ühe seadme sinna järgi, siis mõned neist suudavad vist 65 välja anda, aga mõned tegelikult ei annagi üle 45 ühest pordist, ükskõik palju tal seadmeid järele on. Aga see raw power on 90 ja ta kuidagi jagab ennast. Mul tekkis mul on ka üks Lenovo arvuti ja tema USB-C-st alla 60 või 65 ei tahtnud üldse midagi teha. Aga selle laadijaga ma käisin üle-eelmine aasta viimane kord, kui me saime IFAL käia, olin 3 nädalat Saksamaal, tegin seal tööd ja peaks ütlema, et ei olnud küll probleemi, sain kõik asjad laetud selle ühe laadijaga, nii et sai hakkama ka arvuti ja ka telefoni, küll mitte korraga, eks ole, aga siiski. See on aeg ikkagi, midagi on paremaks läinud just, teine asi, mille ma laadivate seadmestest ostsin, tahaks öelda hiljuti, tegelikult on sellest praktiliselt aasta möödas, kui ma viimati Eestist välja sain, siis ma tellisin Inglismaal olles Amazonist Lockerisse ühe äkki Ankeri, kui mälu mind ei peta, või oli ka raw poweri suure 16 000 vist või 20 000 milliamprise akulaadija, millel on siis ka USB-C pluss tavaline USB ja ta laeb nii ühtepidi kui teistpidi USB-C-st, eks ole, mis on siuke huvitav asi. No sa mõtled akupank, et ta toimib nagu laadija ja pangana või? Jah, selles mõttes, et ta on tavaline akupank, aga lihtsalt tal on ka nüüd USB-C olemas ja tal on ka power delivery tugi, nii et ta kuni vist mingi 24 vatti või midagi 18 annab välja, et ta laeb kiirlaadimisel telefoni suhteliselt kiiresti, arvutite kui laadida ei jaksa. Aga nagu mu point oli sellest, et kui mu eelmine akupank laadis ennast mikro USB-st, mis on muidu kasvustatud pesa, sest et ta oli ainult akupanga enda laadimiseks, siis praegu on see sama üks USB-C pesa, kust ma saan nii sisse kui välja selle voolu. Jah, aga kõige selle jutu lõpuks, kui me vist saateaega on ka läbi, me ikkagi nagu tahaks üle korrata, kui erakordselt tüütu on see, et iPhone'il on see Lightning pesa. See on ainuke koht üldse terves mu elus, kaasa arvatud Apple'i arvutid ja kõik muu. Keegi ei kasuta seda. Ma ei tea, kas ma ei kasuta Apple'i hiirt, see vist kasutas vanasti. Ja see kasutab, aga sa ei peaks ka kasutama seda pesa, olgem ausad, sest Lightning pesa on minevik, sa peaks kasutama juhtmevaba laadimist. Sellise bombshelliga lõpetaksin ma. Muide, mis minu uues autos ei tööta ja Apple ja Volvo ei suuda omavahel kokku leppida, kelle süü see on. See on reaalselt nagu, inimesed helistavad ja üks support saadab ühte, teine teise ja sulgudes öeldakse, et me töötame koos selle nimel, et see saaks parandatud. Aga süüdi vist on need magnetid, mis iPhone 12 küljes on. Need osade juhtmevabade laadijatega ei tööta muide. Aga teeme siia nüüd lõpu ja kohtume kõigi kuulajatega nädala pärast, juhul kui meil on akud täis. Kui akud on tühjad, siis saadet ei tule. Digitund.